17. november, Top Raadio rindeteated. Kas silmapilk võib kanda suurt ideed, sest jäljetuna ükski hetk ei iial kao, kel lausu seda võtab häbi teeb, kel toota kuulsust eluaegselt annava, on hetkedest ka. Korrespondent Jüri Liim! Nii, siin me nüüd oleme siis. Jüri, palun. Tere hommikust. Mul ei ole sõnu. Naljamees Kersna on tõesti parandamatu. Täna puudutaksin Venemaa veealust päästetehnikat. Miks just seda selgub selle klipi lõpupoole? Olen teemat põgusalt käsitlenud lisameenutustele juurde lisaandmeid. Seda siin ka seetõttu, et taulisel avalikustamisel sekkub alati keegi suur spetsialist, kes tahtmatult sorteerib infot, tahaksin öelda isegi sensatsioonilist salastatud teavet. Venelaste firma Lasuriit, nüüd on firmad, on valmis ehitanud veealused päästelaevad. Kipun arvama sellisel kujul ainsana maailmas. Päästealvelaev kannab pardal spetsiaalseid aparaate, millised kinnitatakse päästetava aluse külge. Nende kaudu sisenetakse peale korpuse vastavat töötlemist päästetavasse laeva või toimetatakse sellise kanali kaudu meeskond päästealvelaeva. Kõigile lisaks on laeval veel terve rida meditsiinilisi vahendeid, ka arvukalt parokambreid, millised igaüks mahutavad mitukümmend inimest korraga. Venemaa võib nüüdsel ajal sooritada samadel sügavustel päästetöid, kui liiguvad tema alvelaevad. Kahtlemata see on saavutus. On olemas ka Titaanis süvavaparaat, milline on varustatud manipulaatoritega ja jälgimisapparatuuriga. Pardal on 3 inimest, tegevuskaugus 20 miili ja sügavus mitusada meetrit. Samuti on firmal transport päästelaev. See võib toimetada inimesi kuni 1 kilomeetri sügavusel olevatele objektidele ja ka sealt pinnale. Peale võib võtta kuni 20 inimest. Valmis on ülisügavus sukeldusaparaat. Tema võimuses on tegutseda kuni 9 kilomeetri sügavusel. Valmimas või valminud on lõbujalutusalvelaev, näitega niisugust on vaja. Eripäraks suurepärane ümbruse nähtavus. Firmas on nüüdseks välja töötatud ka meres nafta tootmiseks vajalikud täiesti uudsed platvormid, mitte veepealsed, vaid veealused. Minu teada andis sama firma ka peapanuse mehitatud ja mehitamata Vene minialvelaevade ehitamisel. Nende käed ei ole mööda läinud ka veealuse traktori ja hommikalvelaeva ehitamisest. Lausa müstika. Viimast on eriti raske avastada tänu just tema liikumise ja mootorite eripärale. Katsetamispoligonid on venelastel millegipärast just Estonia uppumistsoonis ja ka Rootsi ranniku lähedal. Siiani on rootslased avastanud põhjast ainult hommikujälgi. Ega sellest eriti räägita, ikka piinlik tunnistada oma vastava avastamistehnika puudusi. Miks ma seda kõike räägin? Teatavasti liikus Estonia katastroofi ajal info. Venelased pakkusid oma abi ja sellest nagu loobuti. Nüüd on nii mõndagi selgunud. Kodusadamasse Kaliningradi tuli 18. oktoobril tagasi Venemaa Okeanoloogia instituudi uurimislaev Akadeemik Keldes. Laev töötas Põhjameres ja seda inglaste tellimusel just nende majandustsoonis. Uuriti naftaplatvormide ja torujuhtmete olukorda. Akadeemik Keldesil olid peal 2 spetsiaalset uurimisotstarbelist minialvelaeva Mir 1 ja 2. Mainitud alused võivad tegutseda just nii, nagu ma ütlesin, autonoomselt ja töötada kuni 1 kilomeetri sügavusel. Meeskond koosneb 3 liikmest. Veealusteks võteteks on minidel peal vastav foto- ja videoapparatuur, samuti spetsiaalsed manipulaatorid. Just Venemaa vastav instituut tegi Eestile ettepaneku uurida Estonia vrakki.
Pakkumine tehti meie komisjoni liikmetele. Siit teatati, et peavad küsimust kooskõlastama uurimiskomisjoni teiste liikmete, no see tähendab Rootsi ja Soomega. Sellest keelduti, see tähendab Rootsi ja Soome keeldusid. Venelaste suure laeva uurimispäeva maksumus oleks olema $5000 ja minidel igaühel $12,000 päev. Just nagu kallis, kuid inglased leidsid, et venelased teevad seda tööd tublisti odavamalt kui teised võimalikud riigid. Meie põhjanaabritel vastu oli keeldumise põhjuseks ainult oma teenimissoov. Läbirääkimised toimusid tublisti enne 18. oktoobrit ja venelased oleksid kiiresti kohale tulnud, ilma sisenemiseta Kaliningradi. Seda juba vraki uurimiseks. Otseselt Estonia uppumise päeval oli aga pakkumine Peterburgist. See oleks kahtlemata kiirendanud kõiki otsimisprotseduure ja neid oleks sooritatud vee all. Ja lõpetuseks mõni sõna Eesti asjameeste lemmiktegevuses, parteide loomises. Tundub tõesti, et sügis veel kestab, sest parteisi tuleb pideva roduna nagu kirjutseeni, mida meil kõike juba ei ole. Nüüd siis tekkis keskmistele ja poolsetele maameestele ja naljameestele kõrvale veel sinised. Loojateks meie kõigi poolt austatud kultuuritegelased. Pole viga. Vähemalt rohelised ei tunne end nüüd värvustes päris üksi. Ja värvuste rivi, sellega koos muidugi ka parteide värvivõimalused on oi kui suured. Teatavasti ajaloos üks tuntud kunstniku ära maalis kunagi punaste rooside asemel siniseid. Seda peeti tol ajal tema omapäraseks stiiliks. Hiljem alles selgus hoopis muud. Tahaks loota, et sinistega seoses ei ole tegu daltonistidega. Ka seda, et sõna sinine ei tähenda sinist esmaspäeva ja hoidku jumal sinist nina. Vast ei ole tegu ka sinihabeme hobi kummardajatega. Mine tea, järsku peetakse siin silmas just siniverelisi. Nüüd ennustan ja mõtisklen, mis sobiks sinise värvuse kõrvale, milline partei. No sinise tonaalsustest ei tasuks vast rääkida, kuigi ka siin on suured võimalused. Kipun arvama, värvikammas sobiks siniste kõrvale lilla toon. No kas see kõlaks uhkelt, lillade partei ja miks ka mitte, no igatahes. Eriliselt ajalukku läheks vabariigis küll need, kes asutaksid roosalilla kreemika erakonna ja veel eriliselt laial alusel. Ja siin võiks vapiks olla mannakreemi hunnik pesukausis koos vispliga. No oleks mida rahvale lubada, roosaptada ja vahule lüüa. Austatud Top Raadio kuulajad, võtame kätte ja mis me ikka enam aega viidame, hakkame kõik pühapäeval peale loosungi all. Igal majal oma partei.